5. peatükk kahevõitlus ja suhtlemismängud. See peatükk räägibki sellest, kui sa oled juba leidnud mingisuguse printsikandidaadi ja sa hakkad temaga üks-ühele suhtlema. Mis siis edasi toimub? Kohtamised, eelkohtamised, nagu siin on ära toodud üks selline väga huvitav jälle ja praktiline võimalus sellest mehest ettekujutus saada, ilma et sa peaksid väga palju aega kulutama. Kuidas selle mehega suhet alustada niimoodi, et sina oleksid mängujuht ja tema oleks ikkagi tagaajaja rollis. Hästi sageli kujuneb see välja nii, et kui mees sulle tegelikult meeldib, siis sa teedki kõik, et teda saada, sa tahad taga koos olla, sa leiad tema jaoks alati aega, sa vastad kõigile ta sõnumitele kohe ja nii edasi. Ja väga paljud naised ei saa aru, et selle tõttu nad tegelikult hävitavad oma võimalused selle mehega tõsisesse suhtesse jõudmisel. Need asjad, mis siin kirjas on, osad kriitikud on öelnud, et see on klišee, et mehed tahavad jahtida. Ja ma olen nõus, kui see on klišee, siis on klišee ka see, et inimesed tahavad süüa selleks, et ellu jääda. Või on klišee see, et naine rasestub siis, kui seemnerakk tungib munarakku. Need asjad on lihtsalt faktid. On teatud sotsiaalpsühholoogilised faktid, mehaanikad, mis on leidnud tõestust elus väga paljudel juhtudel. Siin on need ära toodud. On ära toodud kogu jahiga seonduv. See, mis mehi tegelikult motiveerib. Kui palju tasub olla kättesaamatu, et see mees hakkaks sulle järgi tulema. Mida sa saad teha, et ise vältida seda, et sa liiga palju ennast peale surud ja see mees sust tüdineb ja tegelikult pöördub mingi naise poole ja hakkab taga ajama seda naist, keda ta tegelikult nii kergesti kätte ei saa. Ja selle peatüki lõpus on ära toodud ka selline sammu haaval kirja pandud õpetlik lugu ühest naisest ja mehest, kes siis kohtusid täiesti juhuslikult alguses ja kuidas see naine tegutses, et see mees suhtesse murda ja lõpuks panna soovima temaga kihluda. Ja osad inimesed on öelnud, et siin on tõesti mängulist päris palju. Ja ma olengi sellega täiesti nõus. Mehe ja naise suhtlemise alguses on hästi palju mängulist. Kui sa tead neid mängureegleid, on sul väga palju lihtsam hakkama saada. Kui sa arvad, et mingeid mänge ei tohiks olla, siis sa võid seda proovida. Aga praktika näitab, et see ei ole kõige parem strateegia. Kui sa lähed mehe juurde täiesti avatud kaartidega ja ütled, et ma tahan endale püsisuhtepartnerit, kellega ma abiellun ja saan lapsed, siis 9 mees 10 võib olla väga ära hirmutatud ja lihtsalt põgeneda. Ka siis, kui nad jäävad viisakaks selle juures väliselt. Ja sama mehega, et ta ei tule sinu juurde, ta ei ava kohe kõiki oma kaarte, ta ei ütle, et kuule, et ma esialgu soovin seksida ja ma ei tea, mis edasi saab. Sest väga paljud mehed tõesti ei tea, mis edasi saavad ja nad mõtlevad selle suhte arengule tunduvalt vähem ja nad planeerivad seda palju vähem. Ja siin peatükis on need ära toodud. Üks-ühele suhtlemismängud ja see, kuidas sa saad väga tarkade ja kohati, mis saad salata ka kavalate võtetega, mis põhinevad sellel, mida mehed on ise öelnud, murda see mees suhtesse.